formaat ja teemaks on meil siis internetiturundus täna ja internetiturundus spetsiifiliselt eluteaduste valdkonnas. Olles mõnda aega juba internetiturundusega kokku puutunud eluteaduste valdkonnas, tundub, et see on midagi, mis ühest küljest on olnud kasutusel väga paljudes eluteaduste ettevõttes, aga paljuski ka alakasutatud ja sageli põhjendusega, et see ei ole miskit, mis on meie jaoks. Meil on business to business äri sageli, et me ei tahagi oma lõppkliente püüda, et mida me siis üldse internetiturunduse valdkonnas ära saame teha. Ja et seda teemat nagu lahata, et mis on tehtud ja mida saab teha, on siis siia kokku palutud erinevad inimesed ja võib-olla siis teekski lühikese tutvumisringi esialgu. See formaat on selline, et me kuskil 1,5 tundi jagame neid kogemusi, mis on erinevatel eluteaduste ettevõtetel olemas täna. Et mida on tehtud, mida on tehtud õnnestunult, mida on tehtud ebaõnnestunult. Ja pärast siis me kutsume juurde siit Eestreast nii ühe koma teise internetiturunduse valdkonnaga tihedalt seotud inimese, kes siis saavad meile jagada oma eksperthinnanguid ja arvamus selle kohta, et mis meil siis on tegemata jäänud või siis ka kuuldes neid kogemusi, mida on jagatud, et mida oleks võinud teisiti teha või miks need asjad, mida me teinud oleme, on ebaõnnestunud. Ja ta on meil tõesti jututoa formaat, ta ei ole siin ei ole pulti, siin ei ole niisugust PowerPoint presentatsiooni, et see formaat on interaktiivne, te küsite siis neid asju, mis teid huvitab spetsiifiliselt ja me oleme väga rõõmsad ja meil on hea meel, kui saate jagada auditooriumist oma kogemusi, et mida teie olete teinud ja millise siis õnnestumise või ebaõnnestumisega. Et väga hea on kuulda lisaks neile kogemustele, mis siin on, ka kogemusi siis auditooriumist. Nii. Aga hakkame siis pihta selle esimese tutvustusringiga, et mina olen siis Rait Talvik, juba tervelt paar minutit lobisenud. Olen Biomed ettevõtlusinkubaatori juht ja koordinaator ja annan siis jutu jälle siit edasi Hardile, et paari sõnaga siis, kes sa oled? Mina olen Hardi Tamm, Icosagen AS-i müügi- ja turundusjuht ja kuna Icosagen on olnud ajaloos ka teine nimi, siis ma igaks juhuks ka ütlen, et Icosagen oma varasemas perioodis kandis nime Quattromed, kuid koos diagnostikaüksuse müümise ja ettevõtte struktureerimisega me müüsime ära ka selle nime ja seetõttu me oleme täna Icosageni nime all ja enamus tegevust minul vähemalt on olnud suunatud väljaspool Eestit ja Eesti tegevustega on olnud meie aktiviteedid olnud jällegi seotud viimasel paaril aastal muude asjade kõrval. Mina olen Marit Roos ja olen ka kuulun samasse gruppi, olen Icosagen Cell-Factor või tütarfirma, kus me tegeleme ka tehnoloogiaplatvormi ehk siis elus, rakkudes, valkude ja muude bioloogiliste ainete tootmisega ja litsenseerime seda välja või osutame teenust ja see on suunatud ka enamasti Euroopa turule või ka Ameerika turule, Põhja-Ameerika turule. Ja see tähendab, see geograafiline kaugus juba tähendab ka, et päris palju tuleb tegelikult ennast tutvustada ja marketeerida läbi interneti. Ja olen seda tööd teinud 4 aastat selles valdkonnas ja hetkel vast kõik. Aitäh sulle! Mina olen Marge Kask ja olen firmast Asper Biotech ja meie tegeleme geenitestide teostamise ja uute geenitestide väljaarendamisega. Ja ma võin öelda, nagu eelpool kõnelejadki, et meil ka kuskil 90% klientidest on väljaspool Eestit, et seega meil see internetiturundus on päris aktuaalne teema. Aitäh sulle! Lauri Koorits, Bioatlas OÜ tegevjuht. Me oleme muidugi mikroettevõte võrreldes siin kõrval olevatega. Tegeleme siis põhiliselt PCR reagentide turustamisega. Toodame ise mõnda üksikut, enamasti on need Eestis toodetud või siis ka mõnes välisriigis.
ja mida siis turustame Peotlase kaubamärgi all. Lisaks pakume siis nii-öelda ka OEM teenust, et siis private label'it. Kliendid müüvad siis meie tooteportfelliga erinevates riikides üle maailma oma brändi alt. Ja ka põhiliselt tegutseme siis välisturgudel, et Eesti müük on ikka marginaalne. Väga hea. Aga enda siis seda ilma pikema jututa stardime siis, et võib-olla esialgu üldse, kui me räägime internetiturundusest, sõna internetiturundus, siis mida teie selle all üldse mõistate? Et millist oma turundustegevust te üldse kategoriseerite kui internetiturundust? Kas e-maili saatmine ka teie jaoks internetiturundus? Kindlasti selles mõttes on see täna lihtsalt natuke teistsuguseks saanud. Aga ma arvan, et enne kui me jõuame see internetiturunduse laiemalt, ma arvan, et peaksime ikka kõige ette panema selle, et kõik, kes teevad kuskile eemale tööd, mõistlik on olemas internetileht. Et me oleme seda läbi aastate proovinud ja seda erinevates tarkuses staadiumites korduvalt ümber teinud, arvanud, et niipidi on parem ja naapidi on parem. Aga üks, mis on väga lihtne sõltumata arvamusest, on see, et sul on vaja mingisugust keskset platvormi, mille pealt sa oma asjad teed ja me oleme vaadanud lihtsalt ressursside optimeerimise kontekstis, et kui sa suudad teha ühe koha, kus sa saad kiiresti oma materjale uuendada, kus sa saad neid alla laadida, saata linkidena, ka uuemate aegsete keerulisemate postituste puhul viidata tagasi ühele samale keskkonnale, sa teed oma enda elu lihtsamaks, selle asemel, et saata paberid. Et peaks olema üks nagu tsentraalne maandumiskoht eelkõige siis klientide jaoks, kus sa hoiad nende jaoks mingisugust vajalikku informatsiooni. Ma arvan, et see on küll vast üks, mis... Ilma koduleheta, selles me võime tõenäoliselt vist konsensuslikult kokku leppida, et ilma koduleheta vist tõenäoliselt tänapäeval ei ole võimalik äri teha. Või on? Väga keeruline. Teatud valdkondades on, aga ta on üks toetava faktorina alati olemas, et ma olen näinud oma teatud ärisektor. Mul enne jäi ka toomata need valdkonnad, mis minu enda spetsiifika on ja ma toon siit selle pealt näite, et ma olen hulga aastaid olnud tegev Elisa testi peale üles ehitatud allergiameetodi kommertsialiseerimisega, mille põhiklient on olnud kummitööstus, mille kontsentratsioon on Kagu-Aasias. Ja vaat seal, mul on spetsiifiline vastus lihtsalt sellele näitele, et seal on meie distribuutori koduleht minu meelest üsna nõrk ja tema viitab enamasti seal oma nendele partneritele, keda ta müüb. Ja seal enamus tööd tegelikult käib ikkagi väga isikliku kontakti pealt ja üldse nagu Aasia kontekstis. Ja minu meelest seal ei olnud nagu oluline. Et see, kas su koduleht oli seal nagu aegunud või oli uuendatud, minu meelest see nagu seal toda business'it küll nagu mitte kuidagi ei aidanud. Et seal võib olla mingid nurgad, aga see on nüüd üks kitsas niis, kus mul tundus, et see nagu ei mõjutanud nagu mitte kuidagi. Aga see võib olla tegemist ühe kitsa eluala, see on ainuke, kus mul tekkis tunne, et ei ole. Tavaliselt küll on ikka vaja. Aga ometi mingi funktsioon tal oli, ta vähemalt koondas kokku need partnerite lingid ja viitas neile laiali. Et ilma selle, ta taaskord poleks klient tõenäoliselt jõudnud siis näiteks teie koduleheküljele. Jah, aga ütleme, et ta oli vahepeal ka ikkagi väga vilets ja ma tean, seal kõrval on analoogiliste tööde tegijad, kellel on ta ikkagi meie arusaamade järgi ikkagi kiviaegne. Okei. Aga viskaks siis niisuguse küsimuse õhku, et milline siis peaks olema üks korralik eluteaduste ettevõtte kodulehekülg? Et mis funktsioone ta täidab? Ja mis seal peab olemas olema vältimatult? Informatiivne. Ma arvan, et number üks asi on see, et see esilehekülg, mis sul on, et seal peaks olema nagu arusaadav, et millega sa tegeled ja mida sa müüd. Meil just selles nagu aspektist, et kui esimest korda nagu satuvad inimesed meie lehekülje peale, et nad saaksid kohe aru, et mida me pakume.
et kui see on kuskil mingi lingi all isegi juba, siis see võib väga paljudel nagu kadunuks jääda, et seda põhimõtteliselt ei märgata. Et kui sul on esilehe peal juba kirjas, et ma tegelen sellega ja ma ei tea, kas otsin mingeid selliseid partnereid või selliseid kliente või mis teenuseid ma pakun, et sellest peab nagu kohe välja lugema. Et mind ennast nagu küll väga häirivad leheküljed, kuhu ma lähen sinna lehekülje peale ja ma ei saa nagu aru päris esimese hetkega, et millega see firma tegeleb. Et see nagu võtab kohe nagu hoo maha ja väga, väga pikalt seda lehte enam nagu ei sirvi küll. Aga kui me räägime juba sellest, et kui sa juba oled seal lehe peal ja sa oled selle firma klient võib-olla näiteks või partner, et siis loomulikult kõik ei saa su esilehe veel panna, et tuleneb siis mis materjalid ja kuidamoodi nad peaks kätte saada tulema. Et me ise oleme ka nagu Hardi, et pannud igasuguseid materjale sinna üles, et mida on vaja nii-öelda kliendil, mugavuse mõttes klient saab sealt hästi kätte ja see nagu tegelikult vähendab ka nagu tööd. Et kui seal on kõik kliendile nagu nii-öelda mugavalt kätte saadavad. Meil igast toote informatsioonid ja sellised asjad näiteks. Kas ja kui palju olete jälginud seda, mida klient ja kodulehekülje teeb üldse? Teadlikult? Meie jälgime seda pidevalt. Nii, mis sa oled välja lugenud siis enda jaoks? No me vaatame ikka, jälgime bounce rate'i ja lehekülgede külastatavast keskmist leheküljedel viibimise aega ja millised lehed nad välja lähevad ja kuidas nad näiteks käituvad tellimise infolehel, et kas on nagu arusaadav ja siis pidev töö muidugi käib selle uuendamise ja selliseks lihtsamaks muutmisega tegelikult. Et mis need põhijärelsused on, mis sa olete saanud nagu teha selle analüütika alusel? Et väga palju ei tasu ka seda infot sinna panna. Et ta peab ikkagi jääma selline lihtne ja selge ülesehitusega. Et muidu ikkagi see klient ei leia seda infot sealt nii ruttu üles, kuidas ta vajab. Kas see tellimiskeskkond on nagu veebipood või see on juba olemasoleva kliendi ja teie vaheline suhtluskeskkond? Tellimiskeskkonnaga me praegu hetkel tegeleme, aga praegu meil sellist päris online tellimist veel ei ole. Aga me tahame seda teha. Et see on praegu nii-öelda juba niisugune olemasoleva kliendi ja teie vaheline suhtlus. Et kui me teeme üks kiire küsitluse nüüd ettevõtete raames, kes meil siin ees on, et kui paljude teie jaoks on see kodulehekülg kliendihaldus tööriist ja kui paljude jaoks on see koht, kus teid üldse leida? Et kas te olete mõõtnud seda, kui palju on kodulehekülje kaudu tulnud teile uusi kliente, kes on tänu kodulehele teid üles leidnud? Või on see niisugune koht, et te leiate endale kliendi ja siis ütlete, et nüüd mine loe seda asja sealt kodulehekülje pealt? Meil on ta ikka pigem uute klientidele info andmine. Kliendihaldustööriist põhimõtteliselt siis? Ei, just nimelt uute klientide leidmiseks. Või ütleme, et kui on ka mingi esmane kontakt olnud kusagil konverentsil või mingis muus formaadis, et ikkagi kodulehe kaudu seda infot anda. Sellepärast, et see, just nimelt, et see edasine suhtlus on ikkagi vähemalt selles valdkonnas, kus mina töötan ja selle tootegrupiga, on ikkagi selline tõesti business to business, sest et kõik meie teenused ja nad on ikkagi, kuidas ma ütlen, nad disainitakse vastavalt igale projektile, et seal ei saa nagu sellist kombineerimist olla, et meil on ta pigem ikkagi meie, ütleme, üks selline marketeerimiskanal uutele klientidele ja seda toetab ka näiteks just nimelt mingi otsingusõnadele optimeerimine ja see, et just nimelt, et kui inimene vajab teatud teenust, mida meie saame pakkuda, et siis kui ta teatud märksõnadega, väga palju siiski tullakse ka Google'i keskkonna otsingu järgi, et meil on ta pigem selle jaoks. Et kui me mõtleme turunduse tööriistadele, et kas ta ongi nii, ta on pigem müügitugi teie jaoks, selle asemel, et suruda kätte konverentsil trehvatud potentsiaalsele kliendile niisugust brošüüri, te ütlete, et mine, eks ju, www.ikosagen ja nii edasi. Või see on koht, kus kliendid esmakordselt leiavad, online kuulutuse tulp. Kas te olete mõõtud, kui palju on teil tulnud uusi kliente just esmakordselt läbi veebi, kes ongi teinud üles veebist? Näiteks kui räägid otsingusõnade optimeerimisest, et kes on pannud Google'isse sisse kunagi otsingusõna ja jõudnud neid ei ole palju, aga neid tuleb aastas
väga palju tuleb ka lihtsalt selliseid hinnapäringuid, ilmselt inimesed otsivadki turgu, võib-olla mõtlevadki uuest teenusepakkujast, et on ka selliseid päringuid, aga nad on, kas ma ütlen, nad on nagu adekvaatsed või nad küsivad nagu tõesti seda, mida me pakume. Et aga ma arvan, et neid selliseid päris uusi päringuid 6 korra, kui ma nad nagu aasta peale laiali jagan, et seda on vähe. Aga põhilised, tõesti see kliendi leidmine on ikkagi meil just nimelt selle face-to-face kontakti käigus ja siis on ilmselt see selline käesurumise koht ja see on nagu ilmselt olulisem. See on ilmselt ka mingi usaldusväärsuse ja sellisega seotud. No, lisaks on meil muidugi ka niisugune andmepank, et meil on olemas nüüd lisaks selle rätsepa töö poolele on olemas küllalt suur näiteks antikehade portfell, kus on hästi mugav öelda, et me ei saada sulle mingit paberihunnikut, sa saad iga kell vaadata, kui sul on vaja tellida, enamus meie tööd teevad tegelikult ära edasimüüjad, aga ikkagi kogu see info on sinna koondatud. Samas mina olen vaadanud ka paljude nendega, kellega ma olen kunagi äri ajanud. Suured komponendid, inimesed vahetuvad, muutuvad, ta kirjutab, ta otsib, ta leiab üle märksõnade meid jälle üles, kiri tuleb jälle üle info sisse ja siis ta leiab meid jälle üles, kuigi siis selgub, et jah, me tegelikult olen parem juttu rääkinud, ta võib olla isegi meie teenus juba kasutanud. Ka neid juhtub. Nagu ikkagi kliendi haldus või meelde tuletamine, et ta hoiab järjepidevust. Aga samal ajal on ma arvan, see otsingute suunamine ja optimeerimine, see on kindlasti tähtis, sest minul õnnestus kunagi kasutada ühte nutikat trikki, mida hiljem ei saanud teha enam ja me pidime nägema palju rohkem vaeva nagu tänapäevase optimeerimisega. Ma mäletan, kuna mul oli üks märgusõna ja kuna ma suutsin selle nimelise Wikipedia lõigu tekitada, siis oli nagu põhimõtteliselt nihuke link oli tekitatud juba, et igaüks, kes selle sisse kirjutas, ja kui ta nüüd kohe ei loobunud, esialgu ma tõesti ei ilmunud esimesel lehel otsingul, aga mõne aja pärast ma tõesti ilmusin ka juba tõesti esimesele lehele otsingus, et ma ei pidanud nagu väga muretsema. Ja see toetas tegelikult ka hiljem teiste toodete otsimist, kuna konkreetne leht oli otsingutes kõrgel. Aga ma arvan, et selles mõttes nagu kogu selle infovoo suunamine, et kes iganes on sinuga tegelenud, need märgusõnad, mis sinuga seonduvad, peavad olema sinu koduleheküljel leitavad, sinu teemadega seotud, sinu ka kirjatükkidest läbi tulema, ka see, mida sa oled lahti kirjutanud. Ja sõltuvalt siis nüüd niipea, kui asi liigub nendest valmis asjadest, niisugustest lahti seletamisteni ära, et siis peab olema ka kodulehekülg ka allikas, kust jagatakse viiteid mingitele kolmandatele materjalidele, mis on su kliendile huvitav. Kas teie kodulehed on täiesti avalikud või on mingi kinnine kliendi osa olemas koduleheküljel, kuhu pääseb sisse näiteks mingi sisseloogimisega? Täna ei ole. Kuidas Asperil? Täiesti avalik. Kõik info, mis on kõigile kätte saadav. Igal juhul, et kui mingi andmebaas on seal üleval, siis seda võivad kõik vaadata. Datasheetid. Ma panen andmebaasi all silmas datasheet. Okei. Kuidas Asperis ja Biotases on, et kui palju teilt tuleb uusi kliente, kes on just üles läbi internetiteid ja mitte kuskilt mujalt? Ikka tuleb jah. Et vahepeal ka üritanud seal neid Google'i otsinguid seal vähekene optimiseerida ja tegelikult on ikka tulnud meie kodulehe peale. Võib-olla isegi mitte korra kuus, võib-olla isegi paar korda kuus tegelikult meil tuleb. Või isegi teatud etappidele tihedamini. Ütleme päringud, aga kas nad on jõudnud tehinguteni? Et meil on ka reaalselt nagu praeguseid partnereid on selle veebi lehekülje kaudu meie jõudnud. Et see on üks kanal kindlasti, mille kaudu tegelikult leitakse üles ja mille kaudu tuleb ka selliseid kontakte, kellega on võimalik jõuda lepinguni ja edasi ka pikemaajalise suhteni. Kuidas Asperil lugu on? Meie oleme näiteks kliendi küsitluse baasil, me võime öelda, et 40% klientidest vastas, et nad on saanud info internetist. Ehk siin on väga oluline osa tegelikult kogu kliendi profilist. Kui me kokku võtame, siis me ei saa eitada seda, et isegi biotech ettevõtetel, olgu nad või business seda äris, ikkagi see veebiturundus on tähtis osa. Me ei saa seda alahinnata, ma ei saa seda kõrvale jätta. Mis te veel olete teinud peale kodulehtede, mis on nagu iseenesest mõistetav enam-vähem tänapäeva äris?
et mis seda internetiturunduse võimalusi te olete veel kasutanud, niisugused edulood ja ebaedulood? No järgmine on juba siis me jõuame mingisuguse, algul küsisid, kas e-kiri on interneti tööriist või ei ole. Ja noh, klassikalise üksiku oma kirjakastist e-kirja saatmise kõrval on võimalik saata ju e-kirjaga tänapäeval mitmete programmide abil. Ma arvan, et see on üks viis ja seda me oleme siin nüüd püüdnud arendada ja selle jaoks võib-olla Marit räägib seda MailChimpi poolt täpsemalt, ma räägin ühte nurka lihtsalt, mida mina proovisin siin hiljuti on see, et kui kliendigrupp on enam-vähem selge ja sul on see arusaam, keda sa tahaksid adresseerida, siis müüakse maailmas ka selleks, et sa saaksid oma kirju saata, müüakse maailmas ka kontakte miljonite viisil. Ja mina arvan, et kõigil, kellel on natuke jätkub nagu julgust uskuda sellest, et ta aru saab, kellele ta tahab mingit mõtet adresseerida, et vaadata neid andmebaase ja kõvasti kaubelda. Sest ma toon näite, et kui ma ostsin ühe andmebaasi, kus oli lõpuks 40 000 kontakti, siis ma hindasin, et hästi, ma tahan puhtalt õppetunni pärast seda osta. Aga ma lõpuks ostsin selle jõuluajal ja siis ma ostsin selle minu meelest umbes nagu kolmandiku sellest hinnast. Jõuluhinnaga. kuhu ta siis oma eelmise pakkumisega jäi, sest ma jätsin selle asja poole tol hetkel, kuhu ta selle lõpetas selle pakkumise. Aga loomulikult see algpakkumine hakkas kuskil 500 miljonist kontaktist, millega mul üldse mitte midagi pole peale hakata. Aga seal ma juhin lihtsalt tähelepanu, et kui teil on huvi ja te tegutsete mingisugustel selgetel turgudel, eriti kui teil on seal mingisugused partnerid, kes saavad teil aidata näiteks neid kontaktide väärtust kuidagi mõõta või seda andmebaasi väärtust hinnata, siis mina küll julgustaks seda katsetama, sest see kontakti hind võib tulla piisavalt odav ja siis nüüd jõudes MailChimpi juurde oli see, et ja siis ma sain teada, kuidas saates see lihtsalt nüüd siit FTP serveri alt välja, kus sa ei saa mingit infot selle kohta, saada sealt välja, vaatad, mis juhtub. Ütleme, et ei juhtu mitte midagi. Küsimus, kas oli tegemist siis nagu rämpspostiga? No sa saad välja, saad kirja. Kas see, kes see listis oli, mida müüdi, kas see teadis ka, et see listis on, mida müüdi? Jah, need on inimesed, vähemalt müüja andmetel on andnud allkirja selle kohta, et nende andmeid võib kasutada reklaampostituseks. Teadsid oodata sellist kirja? Mitte sinu kirja, aga põhimõtteliselt on andnud kuskile nõusoleku, jah, et nende andmeid müüakse. Jah, ma päris nagu rämpspostituse, see on nagu üks teine kategooria. Sa võite sellega enne proovida, aga see on nagu keeruline. Teine küsimus, kus tohib ka, et mis oli siis selle 40 000 meili tulemus, palju klienti tuli? See projekt on hetkel pooleli, aga ütleme niimoodi, et kuna seal oli päris oluline osa oli ka Ameerika partneri aktiviteedil, mis mingil hetkel nagu üle läks, siis ta pidi tegema midagi, mida nad ei teinud. Ja mul on väga raske suruda inimesi tegema päris nagu enda huvis, sest see pidi olema ka nende jaoks uus tegevus. Mul ei ole nagu seal nagu täit infot, aga kas suutsite kirjeleda üldse kliendi huvi? Jah, minul oli seal kaks, et mul oli vaja uus partner välja koolitada. Selle huvi ma sain uues partneris huvi, tema valideeris oma inimesed ära, katsetas testi ära. Ma valmistasin ette ühe järgmise etapi, mida sa ei saa päris niisama, võib-olla sinu partner ei taha teisel maal kaasa tulla, kui sul ei ole talle näidata mingisuguseid tööriistu, millega te koos töötate. Et see on nagu osa natuke laiemast tükist. Aga ütleme, et see osa, kus ma lootsin leida näiteks paarsada uut, kui näiteks oli 40 000, ma leidsin, et kui ma leian sealt nüüd nagu paarkümmend kuni paarsada. Mul ei ole täna andmeid, et ma oleks nagu seda eesmärki suutnud praegu tabada. Aga plaanid ei läinud ka päris nagu eesmärgipäraselt. Samas mul ei ole ka täna kinnitust, et see asi oleks nüüd nagu läbi kukkunud, kuna Ameerikast vahepeal ka ütlesid, et nad tahavad aidata ja ise ka võtta seal lausa helistamisega. Ma ostsin ka sellise andmebaasi, kus mul on ka telefoninumbrid, eks ole. Ja mis ma siis avastasin oli see, et siis kui ma võtsin nüüd selle FTP postituse järel, võtsin siis MailChimpi, jah. Ja võtsin, et võtan osariikide kaupa.
siis oli väga hästi näha, et kui ma suutsin seda rehitsedes seda andmebaasi ja sealt veel üleliigseid kontakte välja võttes, siis ma sain selle, mis on see MailChimpi tasuta limiiti hoides, suutsin ma ühes osariigis ilusti ära postita, midagi ei juhtunud ja teise osariigi postitus tõmbas minu konto kinni, sest MailChimp teatavasti ei luba saata kirju adressaatidel, kes ei ole kinnitanud, et neil võib saata. Et see on ta ei luba kasutada ostetud andmebaasi. Et MailChimpi reeglite järgi sa tegelikult peaksid saatma kõigepealt ringkirja, kõik kliendid peaks kirjutama jah, ma tahan saada sinu kliendid kirja ja siis edasi on see positsioonida. Okei, aga oli sul võimalik ka jälgida seda, et kui palju näiteks üldse kirju avati? Seda küll, jah. Kui palju tegelikult üldse kohale jõudsid, ostsid 40 000 e-maili, kui palju sa saatsid üldse kirja välja umbes? Ma saatsin esimeses ringis, kui ma saatsin FTP-ga, tollest ma ei tea. Ja sellepärast ma läksin MailChimpile üle, aga kuna siis konto lukku läks, mõtlesin, okei, ma nüüd teen vahepeal veel mõned liigutused enne, kui ma sellega jätkan, aga MailChimpist detailis võib natukene väiksemas mahus, aga edukamatest kampaaniatest võib rääkida Marit. Aga ma olen siin Maritele sõna üle. Räägi, mis sa oled teinud? Jah, mina või ütleme selle valdkonna andmebaasid ma olen kogunud ikkagi nagu selliste, kus esimene kontakt on tehtud näost näkku, et ma olen nende inimestega reeglina suhelnud, kellega rohkem, vähem, põgusamad, ka kliendid on kõik eraldi listid või ongi, et on ikkagi kliendi profiili järgi kliendid segmenteeritud. Ja mis mulle see programmi juures meeldib, et just nimelt, et see programmipoolne tagasiside on väga hea, et tõesti see kohale läinud kirjad, avatud kirjad, kui palju kasutavad kirja sees linke, et see on nagu see kõik väga hästi näha. Aga need andmebaasid ei ole kümnetes tuhandetes, need on hetkel lausa. Erinevus on selles, et need andmed olete ise kokku kogunud oma väikeste rosade käkestega ükshaaval pannud sisse, nad juba teavad enam-vähem, kes olete. Jah, nad teavad just. Et see e-kontakt on olemas ja kui edukad need kliendi e-maili kampaaniad on? Kui palju avatakse umbes 5% kirju? Avatakse üle 20%, 23, 25. Et isegi nende kontaktide puhul, kes juba teid tunnevad, isegi ainult viiendik on see, kes avatakse. Me alati selle 40 000 andmebaasi puhul, kes pole õrna aimugi teist, see protsent on kaua väike. Tollel, tähendab, ma võin eksida, see, mis on huvitav, oli just sama, et kui ma vaatasin seda palvet nüüd, kui palju sellest 40 000, mis ma sain kohe nüüd, kui sa FTP järgi saadad välja, siis see info tuleb sulle ikkagi tagasi, kes palub ennast sealt välja registreerida. Sellest 40 000 palus välja registreerida suurusjärgus 100. Nii et selles mõttes, et see ei olnud nagu päris nagu rämpskategooriasse ei läinud. Ja teises ringis see avamise reiting ei olnud ka üldse seda numbrit ma hetkel ei suuda mäletada, aga see üks osariik tegelikult, see ei olnud üldse halb. Nii et ma sellepärast julgen pakkuda, et alati need läbikukkunud kampaaniad, need on alati hüvad õppetunnid. Tavaliselt hüva läbikukkumine tavaliselt õpetab sind tihtipeale rohkem kui edukas, sest need, mis me oleme neid väiksemaid, sarnaseid nagu Marit teeb, neid ma olen ka teinud ja nendega natuke lihtsam, kui sul need mahud on väiksed. Aga kui meil on vaja tõesti paljude poole pöörduda, siis minu meelest nad on väärt katsetamast. Kui julgust jätkub, minu meelest nad on väärt katsetamast. Okei, aga kui teiega, mida te olete e-mailidega teinud? Head kasulikku? Korraks tagasi hüpad selle kodulehe peale, siis siin rääkis ka nagu negatiivsetest kogemustest ja siis mis meil võib-olla kõige suurem niisugune nagu error on olnud on selline asi, et me siin eelmine aasta tegime endale ka uue kodulehe ja siis me mõtlesime, et kuna me lõppkliendiga küll tegeleme suhteliselt vähe, aga mõtlesime, et hea oleks, kui ka veel mõned väiksed lõppkliendid oleks, ja et genereerime veidikene ka käivet sinna juurde siis nii-öelda lõppkliendile müügiga. Et teeme oma veebipoe sinna juurde ja miks mitte on ju, et paljud asjad toob seda käivet meil on ju, aga see veebipood on vähemalt olemas ja lasta siis meil tiksub selle kõrvale. Loomulikult vajab iga asi nagu tegelemist
ja ütleme nii, et kuna meil ei olnud ka niisugust ressursse ja aega sellega tegeleda, siis see veebipood jäigi põhimõtteliselt nii sinna tiksuma, nii nagu ta nii-öelda veebilehe tegemise ajal oli. Ja mis lõppes sellega, et me aasta aega hiljem panime selle veebilehe kinni. Et mitte veebilehe, vabandust, vaid selle veebipoe, et mis ei põhimõtteliselt inimesi käis seal, aga põhimõtteliselt käivet ei genereerinud meile absoluutselt. Et kas tehniliselt see e-pood oli töökorras, et ta toimis mingi tõrked? Me ise testisime ja selles mõttes oli võimalik selle kaudu teha oste küll, et see on nagu probleem. Kas suutsite kaardimakse ka sinna külge riputada? Meil oli vist lõpus isegi äkki. Me igal juhul tegelesime sellega, ma ei mäleta, kas see kaardimakse tuli meil. Kas me jõudsime enne kinni panna või olime kaardimaksega olemas? Ma olen aru saanud, see on üks tülikamaid rakendusi, et täna tehakse see veebipood nagu kergesti juba ära, aga ma mäletan, me kunagi ammu mängisime ka selle asjaga ja siis selgus, et see makse osa arvestades eriti ütleme, et kui me püüame Ameerika klienti, kui meil on ka niisugune isegi business to business äris on osa ettevõtteid, kus on ostmine on piiratud teatud hankijate reaga ja seal on see krediitkaart on lahendus. Et me lootsime, et võib-olla see ka aitab ja siis me avastasime tegelikult see krediitkaardi või üldse kaardimakse osa külge riputamine on päris korralik peavalu. Aga e-mailidest rääkida siis selliseid suuri e-mailide laiali saatmisi me ei ole teinud kunagi. Et me kunagi saatsime küll infokirjasid niimoodi ka nendele inimestele, kellega meil juba mingisugune esimene kontakt oli olemas olnud. Vist mingisugune osa tegime ka neile, keda me lihtsalt veebist leitud kontaktide alusel. Aga selle kasuteguri kohta ma ei oska suurt midagi öelda, et vist suhteliselt minimaalne. Et mingisuguseid mõõdikuid me seal eriti ei olnud ja selle kohta ma väga ei oska midagi kommenteerida. Aga igapäevaselt me tegeleme selles mõttes e-mailide väljasaatmisega väga tihedalt, aga siis ainult ühe kaupa. Aga samas me oleme ikkagi aastate jooksul, eks me oleme otse kontakteerinud tegelikult võib-olla 1000, 2000, ikka tuhandete selles mõttes potentsiaalsete partneritega. Et meil on ka enamus on loomulikult mitte lõppkliendid, vaid meil on ka siis kohalikud edasimüüjad, keda me otsime. Et me tegelikult oleme, ütleme e-mailiga vist me oleme väga suurele osale siin vähemalt Euroopas tiiru peale teinud firmadele, kes vähegi võiks siis omada huvi meie tooteid mingil viisil siis turustada. No meil nende ostetud andmebaasidega, ütleme nii, väga hästi ei ole läinud. Et näiteks meil on näide tuua, kus me saatsime laiali 5000 e-kirja ja katsetasime ka erineva sõnumiga. Üks oli selline tagasihoidlikum ja teine oli selline veidi agressiivsem. Ja kuskil 27% e-kirja saajatest reageeris sellele. Reageerib tähendab aamist? See tähendas jah, nagu klikkimist seal ja siis, kus oli info edasi suunati kodulehele. Aga sealt mingeid tehinguid ei toimunud. Ja samas, et selle sõnumi poolest tundus, et see tagasihoidlikum sõnum töötab paremini, et mingi 20% ringis tuli rohkem klikke sealt. Mul on selle koha peal üks hüpotees, mis mul on tekkinud juba varem on see, et kui suur on tõenäosus, et kui te nüüd olete isegi hea sõnumi välja mõelnud, ütleme, et adressaat ei ole ka täiesti vale, osa on kindlasti vale, aga ei ole täiesti vale. Kui suur on nüüd tõenäosus, et kui ta kunagi on kuulnud, või ta on kunagi saanud kirja, et te mõjutate seda protsessi, sest eeldame, et klienti ostab või pöördub teie poole, kui tal on vaja. See ei ole see, et tead sõbrad, ma pakun teile nii lahedat närimiskummi, kuna te pole kunagi saanud, ma tahan kohe praegu närimiskummi osta. Me ei ole selles äris. Seda ei saa seda ongi raske ennustada, sest näiteks meil on osa kliente öelnud, et ta teeb otsuse mingi aasta pärast. Et võimalik, et seal oli mingi kasu selles, aga see lühema aja järel mõõtes seda väga ei olnud seda kasu.
Ja kui siit nagu edasi mõelda, siis on tõenäosus, et kui te teete niisuguse leebema ja sisulisema pakkumise, mitte agressiivse pakkumise, kui me räägime sellest nagu ostuprotsessist, see ongi nii-öelda info, eks ju, järgmine etapp on nii-öelda hoiak teie toote suhtes. Et siis te võite või samamoodi hoiakut negatiivselt mõjutada, et nii-öelda, et sa oled mu meeles küll, aga sa oled meeles mu sellele mehena, kes ma mingi rämps posti postkossi, et sinu ma kindlasti ei osta. Et mismoodi see hoiak kujuneb? Samas need kontaktid, ma arvan, et kontaktid ei ole ka väga usaldusväärsed, et see kontakti kvaliteet siiski selleks, et internetiturundust hästi teha, see sihik peab olema nagu hästi paigas. Eks see ole jah, et iseenda seisukohast ju ka võttes, et kui saadab mulle infot ükskõik see firma või see teenusepakkuja, mida mul tõesti on aeg-ajalt vaja või mis mind huvitab, siis ma olen tegelikult nõus neid kirju lugema, vaatama, aga loomulikult, kui ta on minu huviorbiidist väljas, siis ta klassifitseerub mulle rämpsipostist ja Nii et selles mõttes jah, see kontakti kvaliteet või see on kindlasti määrav ja ma arvan ka, et siin ei saagi olla sellise vähemalt meie oleme seadnud endale selle eesmärgi niimoodi, et see ei olegi nagu selline müük, et on pakkumine ja siis sellele kohe järgneb reaktsioon, et ostan ühe tüki, ostan 2 tükki. Et see ongi pigem see, et kuna me oleme kaugel, me oleme geograafiliselt kaugel turul olevad müüjad sellele kliendile, et pigem nagu lihtsalt nagu ma ütlen, orbiidil püsida või endast nagu märku anda, et me oleme alles ja eks see samamoodi ole see selline konverentsidel käimine ja esinemine, et lihtsalt ennast meelde tuletada, et see firma ja et see nagu mingil määral kinnistuks sellele huvirühmale, et on selline firma, kellel on kvaliteetne teenus, seda kindlasti toetab võib-olla mingi suukaudne info, mis levib inimeste hulgas ja eks ta niimoodi peaks töötama nagu meie minu arusaama. Kuidas üldse leida internetiturunduse jaoks nagu õiged sihtmärke? Et üks variant on see, et ostame mingi andmebaasi, mida me selle must 1000 klienti. Meil pole õrna andmega, kas nad e-maili aadress üldse töötavad, nad tegelikult ka tahavad seda e-maili saada või kui uued või vanad andmed on, me ostame ja proovime. Mis alternatiivid internetiturunduse jaoks nendele sihtmärkide või potentsiaalselt ohvrite leidmiseks? Võib põhimõtteliselt osta ka vähe suunatumaid liste. Et selles mõttes, et on olemas ka selliseid nimekirju, kus on firmad, kes nagu reaalselt on avaldanud soovi. Näiteks, et me soovime oma klientideks, soovime saada edasimüüjaid teatud regioonides, teatud riikides ja siis teatud toodetele. Et siis on olemas ka sellised listid, mida müüakse, kus on olemas siis need firmad, loomulikult seal peaks olema siis korralikud kontaktandmed ja need firmad on avaldanud soovi, et nad sooviksid müüa oma koduturul edasi selliseid tooteid. Ja on teil nõnest kasutada mõnda sellist? Meil on plaanis seda kasutada, et ma olen niisuguse firma nagu BioChannel Partners, selle juhiga ma olen paar korda niimoodi messidel kokku sattunud ja iga kord olen lubanud, et ma varsti nagu proovin ära selle teenuse. Et seal on väga palju erinevaid võimalusi, et seal on põhimõtteliselt võimalik osta ükskõik, kas siis nii-öelda teatud turu jaoks mingisugused 10 või 20 või 50 niisugused tõesti niisugust kontakti, kes on avaldanud soovi, et neil võiks olla soov ja tahtmine sarnaseid tooteid turustada. BioChannel on vist ka üks, kes postitab aeg-ajalt, et meil on ikka võimalus on olemas. Aga minu meelest see sinu viide haagib üldise võrgustiku jutuga. Et kui me räägime otsimisest, siis üks võimalus on ikkagi otsida võrgustike kaudu. Ehk üks on nagu professionaalsed võrgustikud, kus pannakse ainult firmade infot ülesse, mis on siis Euroopas on mitmesugused, meie ilmselt käime kõik SME-de alla, eks ole, on mitmesugused sellised andmebaasid, kus ma tean, et info, mis sai üles pandud umbes aastal 2006, et see, et seal on küll isegi Quatramide nimi, see pole seganud. On tulnud sealt asju, mis on sisulised, et tegelikult see võib töötada ajas. Ja mina oleks pannud sinna tegelikult kontaktide otsimisel juurde nüüd isiklikuma professionaalse võrgustiku, mis on LinkedIn.
mis tundub asjalik ja seal mitte ka otseselt need kontaktid, kes sul on juba olemas ja kellega sa nagunii kontakti hoiad, vaid seal on ka ikkagi väga suur hulk grupeerunud inimesi, kellele saad sa ligi, kui sa selle grupi liikmesse ennast võtad ja kui su sõnum on siis hästi läbimõeldud, sa saad nende inimeste poole pöörduda ja noh, sa põhimõtteliselt peaksid saama neid grupi liikmed seal ka siis ükshaaval vaadata, et kuidas see meili saatmine neile käis, sa mäletad? Hardi, aga too mõni näide nendest professionaalsetest baasidest, mis sul töötanud on? Mitte LinkedIni vaata. LinkedIni, no ütleme nii, et kui mul on mingisugune latex polümers, noh, kui ma võtan ennast sinna liikmeks, siis seal on terve hulk inimesi, kellest osa... Sa nüüd räägid LinkedInist, eks? LinkedInis, just. Ma mõtlen väljaspool seda, sa ütlesid, et mingid SME-de baasid ja värgid. See pean natuke, need on niisugused, mis on, ma pean natuke vaatama. Neid ei ole palju, aga ta ei ole see biochannel, kes müüvad, vaid siin ma mõtlesin neid osad, kus pannakse infot üles eesmärgiga pannagi ka kokku võrgustikes ka näiteks siin, kui Euroopa need raamprogramm, näiteks siin need 7 või 6 raamprogrammi ühe fundamentaalse elemendina on kirjutatud sisse, et teadusasutused peavad kaasama SME raha saamiseks. No, ja selle jaoks, et see töötaks, on juurde pandud ka, on info jagamise võrgustik on üles ehitatud. Ja sinna pannakse SME-de infot üles. Minu arust me olime kuskil siukses, ma ei suuda hetkel esile kutsuda selle asja nime, aga ma vaatan, ühes niisuguses olen ma hiljuti tuletan mingis võrgustikus, kus aeg-ajalt tuleb kiri umbes niiviisi korra aastas, et vaata üle ja ma ei ole küll kunagi sinna ühtegi penni maksnud selle eest, et meie info seal üleval. Need on küll, jah. Me elame ka mõningates. See on võib-olla hea nipu üldse, et ise ka kasutanud turul andmebaase ja väga raske hinnata, et tuleb uksest aknast, et pakkumised oska neid teisi kolmandaid andmebaase, iga üks tahab $105,000 pluss selle eest. Et kui kontrollida andmebaasi kvaliteeti, siis alati on hea nagu viis võtta Eesti ise benchmarkiks ja vaadake, milline informatsioon on olemas selles andmebaasis Eesti kohta. See annab kohe väga selge pildi, kui usaldusväärne see andmebaas on, et kui seal Eesti kohta mingi totaalne jura on, et need ettevõtted, keda teie isiklikult tunnate, on sellisele valede andmetega, on väga vähe kaetud, siis teil pole mitte mingit alust eeldada, et see informatsiooni kvaliteet oleks parem Sri Lanka või India kohta. Et üks lihtne õte, mismoodi erinevaid andmebaase võrrelda, vaadake Eestit. Eesti on koht nende tunnete, partnerite tunnete, valdkonna tunnete ja hinnake selle andmebaasi kvaliteeti läbi selle Eesti kvaliteedi. See alati ei pruugi pädeda. Kui ongi USA keskne andmebaase võrgustik, siis võib olla USA's väga hea ja Eestis väga kehva. Aga võtke mingi piirkond, mida te hästi tunnete näiteks, see võib olla USA, see võib olla Poolas kuskil, turg, mida te tunnete ja hinnake nende kontaktide kvaliteeti sellel turul, mida te tunnete. Ja kui on näha, et teil on väga olulised teie koostööpartnerid, kes tegutsevad valdkonnas on sealt väljas, siis ei ole mingit põhjust eeldada, et see oleks parem kui mujal muudes maailmajagudes. Kas sa, Indrek, tead sükest andmebaasi nagu biotechgate.com? Ei, ma tean Biocompare. Biocompare on müügimaja. See on müügi, jah. Turuplats. Mul meenus, ma just hiljuti sain mingi meelduletus, et see on üks lihtsalt näide, kes ka hoiab üleval ja küsi raha, aga minu arust neid on terve rida veel. See bionity.com peaks ka olema mingi... Kus see oli? Bionity.com. Aga samas, kui te ise otsite, kas te siis lähete sinna keskkonda või te lähete ikkagi Google'isse? Lähe ise Google'isse. No just nimelt, et mina olen ka nagu nende selliste andmete koondamise suhtes nagu natuke skeptiline, sest Siin see Google'i töö põhimõte on muidugi see, et kui ta on hea andmebaas
ja kui see andmebaas ise, see andmebaasi, see lehekülg on hästi optimeeritud ja töötab korralikult, siis ta tuleb ka Google'is otsingutes välja. Kui ta Google'is otsingus välja ei tule, järelikult ta enda arhitektuur ei ole piisavalt hea. Et ta võiks olla töötav andmebaas. Aga võtame uuesti selle LinkedIni teema nagu üles, et mul on kõhutunne ütleb, et see võiks olla midagi, mis oleks nagu täpselt business äri jaoks. Et alternatiivina muule sotsiaalmeediale ja internetitulundusele, et kas Kosagen, ma saan aru, et ta on LinkedIni kasutanud teadlikult kontakte leidmiseks. Et mis on need tulemused olnud teil? Mina olen kasutanud, mina olen ostnud seal neid, seal saab seda oma accounti, mis on muidu nagu tasuta saab upgrade'ida. Seal oli vist kuumaksena ja siis seal on erinevad levelid ja erinevad tasemed, et mis siis ühe või teise rahasumma eest. Ja mis upgrade sulle andnud on siis? Mis need tõenäoliselt tekivad siis? Ta on andnud just nimelt seda, et mul on ju päris täpselt teada, millised on need firmad, kes mul huviorbiidis on ja just nimelt ja kuna seal on inimeste, ütleme, kui me räägime suurtest globaalsetest farmafirmadest, kus on võib-olla 5000, 10 000, 40 000 inimest, mul on nagu väga oluline ka see ametikoht või see positsioon, kus see inimene on ja mina olen küll saatnud neid kirju, olengi koostanud omakorda endale andmebaasi, kus ma saan nagu, mul on see valdkond tähtis, mul ei ole vaja sellest firmast kliiniliste uuringutega tegeleva inimese kontakti, et mul on vaja just nimelt sealt kuskile R&D poole peal. Ja mul on üks selline case küll, et kus mulle see inimene saatis omakorda kontakti ja tegelikult nüüd me oleme lepingulistes suhetes, aga muidugi see, ütleme see, samamoodi, et see õnnestumise protsent, et see ei ole ju üks ühel, et seal on ka, et võib-olla ma ei tea, ma arvan, et mul oli mingi selline account, kus ma sain, ma arvan, võib-olla 20 e-kirja saata. Just nimelt see LinkedIni keskkonnas, ega ma seal ei näe ju mingit meiliaadressi ega midagi. Ja ma olen seda kasutanud ka siis, kui meil on endal, ma ei mäletagi, kuidas see oli, meil oli endal vaja nagu sisse litsenseerida omakorda mingit ühendit või mingit markerit. Ma olen ka saanud, need inimesed vastavad küll, ka siis, kui ma lähen ilma igasuguse, kellegi soovituseta või kellegi introtta lähen. Tundub, et see LinkedIni keskkond on kuidagi efektiivsem ja usaldusväärsem, kui ta on e-maili. Ma ei tea, ma arvan, et need on kõik need erinevad tööriistad ja võimalused, et nad moodustavad ikkagi sellise kompleksi, millest ei saa võib-olla midagi välistada või öelda, et võt see ainuke asi ja see nüüd töötab. Et peakski ikka proovima. Ma arvan, et tegelikult peab see olema selline miks nagu erinevatest asjadest. Kui sa Asperi peotlase annad, kas teie olete ka LinkedIni kasutanud tunnuse eesmärkidel? Meil on konto ja aga me ei ole seal väga aktiivselt tegutsenud. Aga samas me oleme otsustanud nüüd, et me ikkagi plaanime seda rohkem kasutada. LinkedIni konto kui isikul või Linkedini konto kui ettevõttel? Kui ettevõttel. Et meie nüüd oleme muidugi Maritiga opereerime isiklike kontode pealt, et ja viitame seal isiklikel kontodel ettevõtte infole ka ja räägime ettevõtte infost, eks ole. Aga ettevõtte kontot me ei ole eraldi teinud. Aga me just siin eelmine nädal rääkisime, et tegelikult me peaks hakkama ka tegutsema rohkem. Selliseks ülevaateks või selliseks kas või enda andmebaasi loomiseks on kindlasti parem kui, ma tean Biotech-Gate'i ka ja kindlasti parem, sest inimene paneb ise sinna, ta teeb oma konto, ta nagu hoolitseb sellest paremini. Uuem, eks, ta on värske infot, ta toimib ja töötab kindlasti. Ja näiteks isegi, kui et mul on mingi vana kontakt ja kui ta on kuskile mujale liikunud, ma ei võib-olla ei suhtle temaga nii lähedalt. Minu meelest on see nagu sellise endale sellise pildi ja saamiseks on see väga hea keskkond. Ja seal on ka see, et kas ta nüüd just siuke hea müügikeskkond on, et seda ma siiski ei arva, et ta nüüd on väga hea ja number 1 müügikeskkond, aga Ka on selline toetav. Jah. Turundus ongi ju lai, eks, see müük ei peagi igas kontaktikohas toimima. Ma tahan just selles mõttes, et tundub vähemalt, võib-olla kogemused võivad olla erinevad, aga minul vähemalt on jäänud mulje, et ta on täna suhteliselt siuke professionaalne kanal. Ja lihtsalt kui ma võrdlen ka seda, mida nüüd marketingi järgmiste tööriistadega, aga seal kui niipea kui tuleb business to customer
mõõdemängu tulevad kohe, eks ole, Twitter, Facebook ja muud sellised mängu, et noh, sellega võrreldes on LinkedIn oluliselt konservatiivsem ja see sõnum on oluliselt nagu rahulikum. Võib-olla see on valdkonna spetsiifiline ka, et kui mina olen otsinud oma kontakte või kui ma otsin neid, kui ma guugeldan, siis ma näiteks leian need LinkedInis, aga Facebookis ma näiteks ei leia. Et ma arvan, et see on nagu sellise, ma ei tea, sektori see seltskond, kui ta kuskil on sotsiaalmeedias on, seda pigem on LinkedInis kui kuskil Facebookis. Võib-olla selline, ma arvan, selline IT-äri pool on kindlasti teistsuguse profiiliga. Aga samal ajal muidugi on see, et kui on nüüd valdkonnad, kus on väga suured nagu need alagrupid, siis seal peaks olema ka kontaktivõrku. Ja võt seda mina ei ole nüüd proovinud, et kui nüüd upgrade oma kontot, et kuidas siis on võimalik seda eraldi analüüsida, aga põhimõtteliselt sealt peaks jällegi, nagu ikka, analüüs on ikka soovitav enne ära teha, enne kui kellegi poole pöörduda. Et mulje on jäänud lootustanud. Peaatlasel on ka, selles mõttes oma LinkedIn ei ole, et selles mõttes mul on isiklik LinkedIn konto küll. Aga samuti mina väga aktiivselt teda ei kasuta, et selles mõttes pigem on nagu selline koht, kus ma üritan need oma praegused kontaktid nii-öelda kuidagi ära registreerida, et kui kontaktil on seal LinkedIn konto, siis ma üritan ka temaga seal nii-öelda ennast linkida, aga niimoodi aktiivselt ei ole seal tegutsenud. Okei, aga näed võimalust selles? Kindlasti on asi, mida proovida, et mis meil tegelikult esimene asi see, mis me üritame inimesed Skype'i saada kuidagi viisi. Et me oleme Skype'i kaudu tegelikult on väga nagu lihtne inimestega suhelda ja olemasolevaid nii-öelda kontakte nagu hoida. Et ei tasu muidugi inimesi liiga palju tüüdata ja odad ise ka, et nad sind väga palju ei tüüta nemad. Aga üldiselt nagu kontakteerumiseks on nagu Skype on nagu ülihea, et me kasutame seda nii firmasiseseks kui ka siis võimalikult paljude klientidega, kes meil on, et proovime Skype'i kaudu ühendust saada. Tõmbame kardinad maha, et rääkige oma kõige suurematest läbikukkumistest, mida interneti turunduse valdkonnas. Kõige häbiväärsamad numbritest ärme räägi, et kui ta kahju saite, aga asjad, mis ei ole üldse töötanud ja on teil mingisugune hüpotees ka, et miks see nii läks täpselt? Mina oma koleda veebipool näite juba tõhin, et mul vist ei ole midagi vastu midagi panna. Ma arvan, et me võime sinna täitsa rahulikult sekundeerida, aga meil oli pigem meie häbi või läbikukkumine seisis tolle selles, et me pidime nii palju raha sisse panema selle arendamise peale. Et täna sa saad selle suhteliselt odava rahaga osta ja need, kes täna tahavad see katset teha. See oli ka aastaid tagasi. Aga see oli tõesti palju aastaid tagasi ja me pigem ühel hetkel mõistsime, et meie tootegrupp, mida me püüdsime seda kaudu turustada, on tootegrupp, mida sedasi turustada pole mõistlik. Et see, mida, ütleme, seal on teatud analoogia selle viisiga, mida sina teed ja see viis, kuidas sina seda lahendad, on õigem. Aga me tol hetkel, kui me seda veebipoodi katsetasime, siis me veel ei olnud seda taibanud. Aga ta nagu ei seganud otseselt. Kui ettevõtte on ikkagi business segment, siis veebipood nagu ei ole see asi, mille peale peaks väga palju auru panema. Oleneb ka toote rühmast. Ei oota, siin sõltub kindlasti tootest, jah. Sest kindlasti me tegime seda kaudu rohkem kui ühe tehingu. Täitsa kindel. Täitsa kindel, absoluutselt. Ei kui see on selline riiulitoode, et mida sa tõesti üks tükk ja ostukorvi, et siis see ju iseenesest see peaks ju toimima. Võib-olla on probleem selles, et inimesed ei tea, ei tunne firmat, ei tea, neil ei ole aimugi sellest keskkonnast, nad ei satu ka sinna. Et jah, seal on need tootest, aga ütleme sellise teenusepakkujana ei ole see nagu. Teete üks kiirküsitusega korraks, et kõikide teie kolme ettevõtte koduleheküljed, et mis veebiplatvormi, sisuhaldusplatvormi te kasutate? On see vabavarane platvorm või midagi muud? Ei ole, on Edissi. Edissi, mis teil on? Meil on vabavara, WordPress. WordPress, mis teil on? Meedia, peaks nagu kasvama. Okei. Aga mina tahan, ma ei tea, kui palju siin inimesed seda Biocompiere'i keskkonda teavad. Mis on just nimelt, Lauri, ma
sina tead ju, see on see turuplats, see Biocompare. Yeah. Et näiteks meie oleme sinna ka bänner reklaami ostnud, mis oli 0 tulemusega, 3 kuuks ja mitte midagi. Okay, kusjuures ma ei mäleta ka peast, aga just nimelt see külastajate arv ja see oli meie jaoks ulmeliselt suur ja väga muljetavaldav, aga ei mingit. Siis kindlasti, et võib-olla oli sõnum vale, võib-olla. Bänner reklaami koha pealt. Külastusi oli teil seal? Meie 3 kuu peale. Ei olnudki, aga ma just mõtlen, et aga sellel veebilehel üldiselt, kes meile siis selle oma bänneri pinna müüs, ma arvan, seal võis olla näiteks 14 000 külastust päevas. Need olid suured numbrid või suhteliselt suured numbrid. Indrek, kas sul on selle koha peal mingit positiivset kogemust Compare'iga näiteks kõrvale panna? Mida Lauri ilmselt räägib, mida Atlases on katsetatud või vähemalt on viidud nii kaugel, et me olime planeerimise lõppfaasis on see, et me paneme ikkagi ennast sinna välja. Mitte reklaamina, vaid lihtsalt toodetega. Tooted välja. No meil on tooted ka väljas. Lihtsalt sa otsid välja need omadused. Aga meil ei ole toiminud, meil on üle poole aasta olnud ja meil ei ole toiminud see. Ma arvan, et inimesed, nad lähevad Google'isse sellepärast, et kui vähemalt meie veebimootori järgi vaadata, et kuidas tullakse, siis pigem tullakse ikka Google'i järgi, Google'i otsingust. No ilmselt sõltub natukene ka nendest gruppidest, et kui me võtame väga lühidalt kokku oma need põhivaldkonnad, siis kui me võtame oma antikehade müügi, siis meil taga seisab täna vähemalt 3 suurt antikehade müüjat ja tundub, et teadlaste otsinguloogika on see, et kui nad on harjunud kellegi käest ostma, nad otsivad kõigepealt sealt ja kui nad sealt ei leia, siis nad hakkavad mõnelt otsima. Seda näeb, et see selgitab, miks see kanal jookseb enam-vähem ühte rida pidi. See, kui me vaatame näiteks omal seda allergeenide testimeetodid, seal on esiteks, meil on väga pikaajalised koostöösuhted ja sealt tulenev võrgustik, mis suunab ära juba meie peale või meie partnerite peale, tundub. Ja siis ülejäänud, kes tulevad otsinguga, tulevad juba nii palju optimeeritud süsteemi mööda, et jõuavad meieni. Tundub, et töötab ja tekib küsimus, et kas me leiame sinna kõrvale selle raha pannes nagu seda täiendavat käivet, mis nagu selle raha tagasi tooks. Ja see Mariti oma selle valgu tootmise poole näited juba tõi. Kas ja kui palju te olete üldse hinnanud seda kontakti hinda, mida teie internetiturundustegevused maksma lähevad ja palju ta nagu klientidele tagasi toob? Et olete mõõtnud kontakti hinda. Mis asi maksab teie jaoks? See internetiturundamine, kuus aeg ja asi, mida panete sinna? Mis see kontakt tähendab? Kasulik kontakt põhimõtteliselt, hinnata siis, kas siis teadlane või firma, kes on teie teenusest teadlikuks saanud või siis veel spetsiifilisemalt, kes on osu sooritanud, et mis see hind on. Panete tohutu palju aega magama näiteks, tunde, ostad andmebaase, lõpuks vaata ühe müügi tehtud, et mis selle kontakti hind on. Seda on väga keeruline öelda. Et mis me nagu näinud oleme nagu arvuliselt võttes, siis kui me tegeleme väga palju veebis sulpamisega, et kui me sealt nagu mingi 100 kontakti välja traalime ja me saame sealt näiteks mingi 10 firmaga niukse normaalse kontakti, ütleme niimoodi, et saame kellegi sealt kätte, kes nagu suudab midagi otsustada või saab midagi otsustada. Et see on niuke 10% umbes ja et sealt edasi, et kellega me nagu läheme nii-öelda väheke nagu veel kaugemale, ütleme, et kes neist ka nii-öelda mingi ostu teeks, et see on võib-olla nendest 10 veel, ütleme, mingisugune 1-2 tükki äkki. Et see 100 kontakti, 100 kontaktist võib-olla 1 heal juhul 2 tükki, keda võib nimetada nagu tõsiselt kontaktiks siis. Et mitte rohkem, aga palju see nagu maksma läheb, eks see läheb maksma inimese tööaeg, kes selle kontakti otsib. Kas sa olete teadlikult ka enda internetiturundusele minevat ressurssi nagu mingi on siis väärindanud rahanumbritega, et meie turunduseelarve on nii suur ja meie internetiturunduseelarve sellest on nii suur? Asper on seda järeldunud. Ma arvan, et me seda juba sellepärast ei saa teha, et me siin juba enne algul tegime selle viite, et
et see ei ole äri, kus kliendil oleks alati päris kohe vaja. Et mida me siis oleme püüdnud võtta seda pikaajalisust arvesse, et kõik asjad teaduajas vananevad. Ja pigem oleme siis püüdnud seda, et kui me oleme jõudnud siis arusaamisele, et meil on midagi valesti või vaja uuendada, et teeme siis ropsti korraga palju või teeme siis nii palju ära, et siis, see saaks nüüd oluliselt parem nii palju, kui meie võistlus täna võtab. Ja siis need muud väiksed asjad, mis sa saad jooksvalt parandada, seda sa teed nagunii. Ja ma arvan, et nii on vast kõige õigem, et materjalide update imine või see tundub nagu niisugune jooksva töö sisse, mida... see võib olla püsikulu, et võtate, et te peate mingi osa vanast panustama pidevalt internetiturundusse ja see võtab näiteks, ma ei tea, kolmandiku teie turundustegevustest. Aga ma tõin siin enne ka näidet, et kui sa avastad ühel hetkel, et sul ei ole mõtet trükkida pabervahendeid, sest sa trükid selle laikpaberi ära ja siis sa arhiveerid seda kuskil ja siis sa kannad seda kuhugile ja siis, kui sa näed, et siis su klient või potentsiaalne klient on selle siis kandnud kuni lähema prügikastini, siis sa saad aru, et võib-olla on lihtsam talle saata need materjalid, ta loeb neid, kui ta tahab ja see tuleb kõigile osapooltele veidi rõõmsamalt. Okei, et võtame selle eelarve ja ressursi poole juurde, selle strateegia poole ka, et kuivõrd hästi on internetiturundustegevused või kuivõrd teadlikult teie turundustegevusse integreeritud. Et kas see tegevus internetis on teil süstemaatiline ja teadvustatud või ongi niisugune hooaja kampaaniapõhine? Et kui hästi te olete läbi mõelnud kogu selle komplekssuse, turundustegevuse kompleksi? Et kuhu see internetiturundus paigutub teil? Ikka teadvustatud ja ka ajakavastatud. Okay. Aga... Te täiesti süsteemselt olete kõik need tegevused endale ette näinud ja te teate, kus kohas see internetiturundus baseerub teil? Ajakava ei jookse päris nii ja tuleb midagi vahele, aga ikka see on ikka planeeritud. Aga kui hästi edukas, just nimelt neid selliseid sarnaseid numbreid kuuldes ja tegelikult see ei ole lihtsalt ka teades, et see ei ole päris see valdkond, mis veebikaubamajana töötab. Et siis võiks arvata, et siiski äkki seal ikkagi on mingi võimalus natuke efektiivsem olla, et ma ei tea, 100 potentsiaalsest kontaktist võiks ju siis 1-2 asemel 5 või 7 realiseerida. Pigem see, et kuna seda tulemust on raske mõõta tõenäoliselt, et kuna meil pole neid 100 kliente, kes meil pidevalt ostus sooritavad, siis me saaksime teha mingi nupuliigutuse, siis et see tõstis müüki nii palju. Et seda enam on oht, et me teeme neid internetiturunduse tegevusi väga hektiliselt ja proovime kõike põhimõtteliselt. Me ostame ühe andmebaasi siit poolt, ühe andmebaasi sealt poolt. Seda, mis sa enne ütlesid, sa ütlesid ka kindlasti huupi selle, et kolmandik kindlasti on vähem see aja osakaal. Mina oma töö suhtes pigem kõhutunde järgi hindaksin küll, et vähem siis. Ma mõtlesin, et just seda, et kuivõrd teadlik siis internetiturundus üldse on, et kas ta ongi niisugune kuklasagarras tiksub, et me peaks justkui tegelema midagi, kui me ei tegele, siis me oleme vähem väärtuslikud ettevõtjad, kui me internetiturundus popsõna ikkagi. Või siis on see, et jah, et me teeme seda teadlikult, see moodustab olulise osa meie klientuurist, mitte seda ei proovi, vaid me teeme seda. Ta peab toetama su muid tegevusi, et need asjad ei ole päris iseenesest. Eks kõik me vahel alati, meid kõik tabab mõnisugune hullus ja siis me teeme korraks mõnda, ma usun, et see tuleb kõigile aeg-ajalt mõni tuhin peale, et eks me mõnda asja teeme tuhina korras ka, aga üldjuhul me püüame ikkagi, et nad tegevused toetaksid meie muid tegevusi. Mis te veel proovinud olete? Peale selle Trivia ehk siis veebileht ja e-mail, mida internetiturunduse maailmas. Need võimalused on üht-teist veel kolmandat. Mis veel proovinud olete? Meie näiteks oleme Google AdWordsi proovinud. Kuidas töötas? Ka nii ja naa, ütleme nii. Et näiteks meie leidsime, et meil oli probleemiks see, et need märksõnad, mis oleksid võinud olla efektiivsed, need olid suhteliselt kallid ja need, mida ei ole mõtet üldse kasutada,
samas kui analüütikat tehes, siis bounce rate oli jällegi küllalt kõrge, et noh, kas oli nüüd päris ka kalliste märksõnade puhul ma saan aru, jah, ka kalliste märksõnade puhul, et nii ja naa. Et ma ei tea, pigem meie oleme keskendunud otsimootorit optimeerimisele. Orgaanilisele otsingule, et oleks te leitavad läbi orgaaniliste otsingute. Me võime öelda, et meil nagu see on töötanud kõige paremini. See on pikas perspektiivis tõenäoliselt ka kõige kuluefektiivsem. See ei pea nagu tasulist reklaami ostma. Me oleme ka teinud samamoodi seda SEO-d ja toimis ka. See oli ikkagi näha, kuidas see päringute arv kasvab. Sa räägid tasulisest reklaamist või? Mõlemast. Me tegime seda muidugi kombinatsioonis, et kõigepealt optimeerisime ja siis ostsime selle reklaami juurde, et nagu jällegi peaksid natuke ikka toetama ja nad peavad ikka läbimõeldud tegevus olema. Et Google AdWords on kindlasti üks võimalus seda kiiresti raha plätada, ilma mingit kasu saamata. Et see huvitav küsimus just ongi, et te küll tegite, proovisite, aga kas tuli ka kliente? Et kas sa saate nagu kokku viia selle kulutud reklaamiraha AdWordsile ja mõne selge kliendi, kes just tuli selle pärast, et oli Google AdWords? Seda täpselt ei tea, et me tegime kampaania korras ja me tegime seda korra ka ja igal veebilehe külastatavus nagu tõusis nagu tugevalt, aga kui palju me sealt reaalselt nagu selle tõttu nagu klienti juurde saime. Et see on nagu natukene raskem küsimus. Ja samas on oluline küsimus, et me idee poolest võiksime edukaid kampaaniaid korrata. Aga kui me ei tea, kas me olime edukad, siis on meil ka raske korrata.